Tere tulemast, kallis Noorte Akna podcasti kuulaja. Mina olen teie tänane saatejuht Kertu. Olen siis Tartu 2024 Extendedist ja tegelen ka TV noorte infoportaalis vabatahtlikuna ning tänane podcasti episood on siis Tartu noorte töö maleva teemadel. Et meil on siis stuudios külas kaks noort ja meil on Marten ja Anni. Ma lasekski siis kõigepealt teile ennast tutvustada 3 sõnaga ja rääkida, mis seos teil on Tartu noorte töömalevaga. Jõõrum, okei. Nagu mina olen Marten, loomulikult lühidalt võtta ennast kokku 3 sõnaga on see, et ma olen abivalmis, tubli, õpin viitene ja seos noorte töömalevaga. Jah, ma olen aktiivis. Kuidas ma tutvusin oligi läbi erinevate mingi reklaamide ja asjadega ja siis olen olnud aktiivis nüüd siis 3 või 4 aastat. 3-4 aastat seal kuskil kandis. Väga põnev. Anni. Ja, tere minu poolt ka. Mina ütleks enda kohta 3 sõnaga, et olen tudeng, rühmajuht ja kui omadussõna öelda, siis näiteks rõõmsameelne. Ma arvan, ise loomustan kõige paremini. Mina olen ise olnud 4 aastat malevlane. Ma sattusin, ma ei tea, mu ema vist nägi mingit kuulutust Anne noortekeskuse lehel ja siis ma arvan kuskilt sealt kaudu. Ja siis ütles, et kuule, mine malevasse ja siis sealt see malevarmastus tekkis malevlasena. Ja hiljem rühmajuhiks siis tulin ka, kui ma gümnaasiumi lõpetasin. Ja nüüd juba 4. malevasuvi on ees ootamas. Et olen päris pikalt malevaga seotud olnud juba. Väga äge. Ma siis küsikski kõigepealt, et kuidas te tutvustaksite malevat inimestele, kes ei tea sellest mitte midagi? Et mis see on? Malev ongi selline tore nii-öelda koht, kus sa saad siis nii-öelda töökogemuse, ma ütleks, ja sa saad sealt ka uued toredad sõbrad alati. Et see on, kuidas mina nagu ütleks maleva kohta niimoodi või iseloomustaks. Ja ma arvan, et sõna töölaager võib-olla on kõige paremini, võtab kokku selle, et see ei ole nagu lihtsalt laager, sul on ka toredad tegevused, seal ühistegevused, vaba aeg on sisustatud, aga see hõlmab ka siis seda töö tegemist, ehk siis sa saad palka malevas mingi töö eest, mis sa teed. Et jah, töö ja lõbu nagu käsi käes. Jah, see on kõige õigem jah vist. Ja. Anni, sa rääkisid veidi natuke sellest, et kuidas sina esimest korda malevast siis kuulsid, aga Martin, kuidas sina kuulsid malevast esimest korda? Mul oli siuke huvitav asi, et ma käisin, ma olin põhikoolis siis ja sel hetkel, ma mäletan, ma käisin mingit tööd vastamas, mingit kontrollid või midagi. Ja siis ma hakkasin koju minema, siis ma leidsin kooli seina peal oli plakat malevast. Et Tartu noorte töömalev, ma olin eelnevalt kuulnud malevast, sest et mu ema oli käinud 80-ndatel kunagi ammu, oli ka käinud kuskil malevas. Ja siis ma mõtlesin, et väiksena tundus see nii lahe ja huvitav. Ja siis ma nägin kooli peal, mõtlesin, et ma tahaks ka minna, et ma lähen ka. Hea mõte on, tahaks proovida töökogemus ja kõik siuksed asjad, et saab raha teenida. Et jah, see on, kuidas mina tutvusin esimest korda malevaga. Väga tore. Mis oli teie üldse nagu algne põhjus malevasse minekuks? Et mis see mõte selle taga oli, kas oli lihtsalt see, et raha teenida või te mõtlesite ka midagi muud selle juures nagu kõige esimesena? Minu puhul ma võib-olla lihtsalt tahtsingi oma suvesse saada veel mingeid üritusi, et ma käisin tol ajal sulgpallitrennis, siis oli kindlasti spordilaager, suve siuke tippsündmus ja käisin ka maal vanema juures, aga võib-olla oligi, et ma tahtsin nagu midagi veel teha või midagi veel proovida. Ja malev tunduski selline asi, mida ma ei olnud varem teinud ja kui sa saad ka mingit lisaraha teenida, siis siuke esmase töökogemuse jaoks ka hästi hea koht, kust saada nagu esmast töökogemust, et kindlasti oli see ka oluline. Aga jah, uusi inimesi, uusi sõpru leida, et tutvused, kõik see nagu käib sinna kaasa loomulikult. Ja. Minul oligi
no põhimõtteliselt oligi see, et jah, see üks asi oli kindlasti see raha asi, et nagu, et noh, esimest korda teenida ise raha, et see oli nagu väga suur faktor, aga nagu ma mainisin ja siis ka kindlasti ema ise rääkis, et igasugused lugusid, mis ta tegi seal ise ka malevas seal. Et see oli ka kindlasti üks sükestest asjadest, mis nagu tundus nagu räigelt lahe ja ma tahtsin selle pärast minna põhiliselt nende kahe asja pärast, et jah, oligi, et ise esimest korda raha teenida ja siis ema enda nagu jutustuste järgi tundus ka nagu põnev see. Ai, nüüd kui ma meenutan, siis tegelikult ma vist veel, nagu vanematelt kuusin enne male kohta, aga ma käisin ise Õnne noortekeskuses hästi tihti noortekas ja need noorsootöötajad tegid ka rühmasid suviti ja siis vist sealt kaudu ka nagu see info tuli, et siis meil tekkis nagu oma keskis ka see, et võiks malevasse minna, et ma arvan, et Annekast ka ja kindlasti nagu tuli seda infot ka. Ja. Kas see nagu põhjus on teie jaoks muutunud ka, et miks nagu malevasse minna, nagu isiklikult teie jaoks lihtsalt? No jaa, kõvasti on see muutunud, see on nagu jah, peale esimest malevat ma enam ei käinud üldse raha pärast. See mõte läks ammu välja peale seda, esimest korda käisid ära, siis saad nagu, ei, ma ei taha enam isegi raha pärast käia, lihtsalt sellepärast, et nagu esiteks see seltskond, kes seal on ja teised inimesed, nagu see on palju toredam ja lihtsalt see kokkutulek, kõik muud sellised asjad, need oli pärast, mis põhiliselt mulle nagu meelde jäid ja toredad mälestused, et siis enam nagu see ei olnud oluline üldse. Ja ma olen täiesti nõus, et see ilmselt kõlab nagu klišeena või kui sa kõrvalt kuulad, siis et inimesed, aga tegelikult päriselt, kui sa seal malevas sees oled, siis need inimesed iga aasta on need, kes tõmbavad tagasi ja rühmajuhina samamoodi, et need noored annavad mulle iga suvi nii palju seda energiat malevast, millega nagu ülejäänud aastale vastu minna, et see nagu loeb kuidagi teistmoodi, kui ma malevaga seotud olen või malevat ise samal hetkel teen, et tõesti need inimesed on ilmselt see märksõna ja kõik muu tuleb nagu seal järel. Ma ise käisin ka eelmine aasta esimest korda malevas ja ma ütleks, et nagu see aasta ma plaanin ka minna. Ma vaatan mõndasi rühmasid, et nagu ma ajaliselt võib-olla saaks minna, aga ma lähekski kindlasti rohkem selle põhjusega, et need inimesed, kuna eelmine aasta, ma läksingi nagu selles mõttes ka, et suve sisustada, et nagu midagi teha suvel, aga nagu see lõppes lihtsalt sellega, et nagu need inimesed, kellega ma seal kohtusin, nad on praegu nagu peamised nagu inimesed, kellega ma ikka veel suhtlen. Ja see on nii äge. Mul on ka mingid sõbrad, kes on tõesti mu esimesest malevasust 8 aastat tagasi on ja sa ikka veel nagu tegelikult hoiad kontakti kas või isegi kui sa ei näe tihti, siis vähemalt kord aastas sa nagu küsid, et kuidas läheb ja mis teeks midagi koos. Mul just oli siuke nagu reunion enda nagu mõne maleva inimesega, me käisime Peipsi ääres, mis oli väga äge. Mis rühmas see eelmine aasta? Ma olin Tartu noortekeskuse rühmas, esimene vist. Okay. See oli siis linnas ise? Aga see aasta ma tahan kindlasti linnavälisesse minna. Kindlasti, see on alati siin tavaliselt, kuhu kõik tahavad minna alati. Et see on ju see linnaväline on alati see, kuhu kõik tahavad minna. Mis olid nagu teie esimestest malevatest, teie nagu tööülesanded, mida te pidite tegema? Ja kas on nagu mõnda, mis on hästi süke meelde jäänud selle ebamugavuse ja võib-olla vastikuse pärast ja võib-olla mõni süke tööülesanne, mis on olnud nagu, lõpuks ma sain seda teha? Minu mäletan, et esimene rühm, kus ma käisin, oli ERM3 ja me põhiliselt, mis me tegime, oligi see, et me pidime seal riisuma, me pidime mingid mulda tassima. Et meil oli antud mingi suur mullahunnik, mingi 2 kopatäit, mingi mullahunnikut oli seal, siis me lihtsalt võtsimegi konkreetselt labidaga peale seda mulda ja panime kuskitesse mingi suvakatesse aukudesse seda lihtsalt. Ma ei tea, miks me seda tegime, aga see oli mida enamused me tegime. Ja see oli mul lihtsalt räigelt, ja me tegime terve nädal seda. Ja konkreetselt terve nädal aega tegime seda lihtsalt, ja see hunnik ei kadunud ära ka. Kui meie ära lõpetasime, nagu, meil sai malev läbi, see hunnik oli keegi tõi juurde mulda lihtsalt. Ei, nagu konkreetselt me jõudsime võib-olla ainult veerand seda nagu tervet hunnikut ära viia. Ja see jäi alles sinna, ma mäletan. See oli üks asi. Riisumine oli ka, mis me pidime mingid ära niidetud muru riisuma ja vahepeal. Ja siis me pidime vist ka neid, mis selle ERMis on, seal on need teed, vaata. Ja siis pidime seal rohima neid ära või mingi sammalt ära võtma selle tee pealt, et puhtamaks teha ja siis nagu
ära riisuma ja siis ära viima selle koti Jah. kuskile siis hunnikusse, seda ma mäletan ka väga hästi. Seda riisumist ma olen ise ka kogenud, ma malevas pidin seda tegema. Me peksime nagu neid mingi juuri kuskil ilmatsalus lahti seal lihtsalt nagu kivide vahelt, see oli õudne. Ja, see on küll seda. Ja minu esimene malev oli linnaväline. Malev, Hummuli malev, kus oli peamiseks tööülesandeks maasikate korjamine. Ja no alguses me läksime ikka väga suure hurraaga peale nendele magudele ja ise ka noppisime suhu marju ja hästi tore oli. Aga noh, kui need nädalad läksid, siis selg hakkas järjest rohkem valutama ja siis maasikaisu sai ka täis, aga noh, tore oli ikkagi, et kuigi jah, see seljavalu, seda ma mäletan, et see oli nagu, noh, kogu aeg pidi asendid muutma ja vaatama, et vahepeal sirutama ja nii, et see oli küll lõpuks see, mis nagu väga enam ei kutsunud sinna põllule. Aga noh, ses mõttes ikkagi sai ka teenida lisaraha, et kui sa korjasid rohkem kilosid, siis see oli nagu motiveeriv, et paljude jaoks, noh, tegime omavahel ka mingid võistlused, kes rohkem korjab ja siis noh, see nagu motiveeris. Aga minu esimeses linnasiseses malevas me olime Hansapäevadel abis. Meil oli nagu telk ja siis me tegime erinevaid tegevusi seal väiksematel lastele. See oli küll väga vahva, et seal oli nagu hästi palju erinevaid ülesandeid, mis me saime teha. Et seda ma mäletan. See oli teistmoodi, et sükest, noh muidugi sükest riisumist ja heakorratöid on ka andnud, aga noh, kui need tööülesanded vahetuvad, siis ma arvan, et see ei olegi nii hull. Et ma just imestangi, et kui terve malevast on mulle tassite, siis võib päris tüütuks minna. Aga kui on nagu erinevad tüütud ülesanded, siis ei ole nagu nii hull. See vaheldus on hea. Ja vaheldus on alati. Ja seda vist nüüd üritatakse ka rohkem, et oleks tegelikult noortel nagu neid erinevaid tööülesandeid ka. Jah. Kas sul on mõnda head kogemust või niisugust meelde jäävat, mis on tore olnud ka? Mul on mitu tegelikult olnud, erinevaid naljakaid asju on meil juhtunud küll. Näiteks hästi lambine või siuke hästi imelik asi, mis juhtus ükskord oligi see, et ma olin 2 aastat siis linnasiseses rühmas, jälle ERMis olin. Kuna mulle eelmine kord nii väga meeldis, siis ma läksin uuesti sinna. See mulla kühveldamine, see oli tore. Aga siis oligi see, et see oligi tol hetkel, kui see uus ERMi maja oli valmis saanud siis. Ja siis me pidime seal, selle uue maja kõrval oli mingi nagu nii-öelda see, mingisugune ala, me pidime sealt kive välja korjama. Ja noh, väljas saab vihma välja, see on nagu täielik paduvihm. Ja siis me seal korjame või nagu üritame välja kaevata mingit kive ja siis tuleb mingi turist, mingi suvakas, tuleb mingi turist ja siis vaatab meid ja siis küsib, et kas ma võin pilti teha täiesti lampi, siis me nagu istume seal, me oleme nagu, et okei, no te võite teha ja siis ta lihtsalt hakkaski pilti tegema meist, kui me mingi kaevasime vihmases seal täiesti lihtsalt väga huvitav oli see. Aga igasugu muid asju on veel alati juhtunud. Praegu hetkel võib-olla kohe niimoodi rohkem meelde ei tule. Aga on sul äkki enne Anni midagi öelda veel? Midagi, mis sul on meeles? No tööandjad on ikka meeles, et mõni on selline väga, kuidas ma ütlen, range võib-olla isegi, et meil on seal Hummuli malevas seal samas on küll. Martin ja Misega. Ja on küll. Tööandjad, kes ongi seal vaa juures, vaatavad, kuidas sa korjad ja kontrollivad üle ja mis ongi tegelikult väga heast, et siis sa lõpuks saadki nagu päriselt käppa. Et võib-olla jah, need mingid värvikamad tööandjad on mul küll silme ees veel. Samamoodi jah. See Hummuli maasikakorja tööandja on väga legendaarne. Kõik, kui sa ühe korra Hummulis oled käinud, sa tead teda, kõik teavad teda alati. Ma tean ka tuttavaid, kes on Hummulis käinud ja äge kogemus sellest, mida mina olen kuulnud. On küll. Ja ma arvan, et kuulajad ka tahavad teada, et raha osas siis, et palju on kõige rohkem, mis te olete teeninud malevas? Issand jumal, see on nii keeruline küsimus. Ma ei ole nagu enam jälginud seda nii väga, sest et nagu ma ütlesin, mul on suhteliselt nagu ükstapuha sellest rahast nagu peale esimest vanemat ma olen olnud nagu, et ja tore on jah, ikkagi saada midagi oma töö eest, aga ma ei mäletagi. Võib-olla 150 €, võib-olla rohkem isegi. Ma ei oska niimoodi peast kohe öelda. Sest et see nagu, sa saad selle raha kätte ja siis sa laristad ära selle, rohkem enam ei mõtle selle peale, et ma sain nii palju pappi ja see on nagu
ja ma ei oska isegi öelda. Võib-olla 150 jah, ma arvan. Mille peale sa kulutad siis selle raha? Ära laristad? No, ütleme nii, mis iganes mul vaja on või mis mul tarvilik on. Näiteks eelmine aasta ma ostsin omale kõrvaklapid omale selle raha eest. Sest et mul olid juhtmega kõrvaklapid telefonis, mõtlesin, et ma ei taha enam juhtmeid ja ostsin uued kõrvaklapid omale, 20 eurosed kõrvaklapid, siis kandsin neid, siiamaani töötavad. No, väga tore, väga praktiline ka. On küll jah, on. Nii. No nüüd on väga erinev, kas rühmajuhina see palk kui malevlasena, aga malevlasena ma mäletan kõik ikka sükke 200 kanti võis isegi tulla. Et see oligi just nendes Marja malevates, kus sa saidki kilode pealt lisaraha teenida. See said ikka 2 eri palka. Ja siis ikka nagu sai seda miinimumpalgast üle teenida ka, mis oli nagu väga motiveeriv. Aga jah, eks see palk läkski, ma arvan ka, et mingite asjade peale, iseenda jaoks ikka. Et süüa kindlasti sai ostetud ja suvel võib-olla ka käidud, ma ei tea, mingites reisimiseks näiteks vaata kogud raha, siis ma olen suvel tõesti see enamus see maleva palgast kulus ikka suvel ära, et väga mingit investeerimist ei teinud selle rahaga. Seda küll, jah. Ja, no see raha läheb lihtsalt, ma ütleks ka, mul ka mingi nädalaga ta oli läinud, aga nagu selles mõttes, et kahjudest ka väga selles mõttes ei ole. Ma ise isiklikult tundsin seda, et nagu, me saime minu arust üle seda palka, nagu mul tuli arve peale rohkem raha, kui ma ootasin. Ja siis ma tundsin, et ma nagu mõnes mõttes ei teinud seda tööd, vaata. Nagu ma tegin tööd, aga mul oli liiga lõbus. Nagu töö ei pea olema nagu halb, on ju. Aga siis ma tundsin, et nagu, mille eest mulle maksti. Selles mõttes, aga see on nagu lisaboonus see raha. Ja mis mul tuli ka meelde, et vahepeal tööandjad andsidki nagu boonus ka, et kui olid väga head töötajad, siis võiski saada rohkem nagu raha, et siis kui sa nagu olid väljapaistvam töötaja. Mida on see nagu malevas osalemine teile andnud? Et kas neid kogemusi olete saanud ka kuskil mujal kasutada ja on need kuskil mujal nagu lihtsalt kasuks tulnud? On küll kindlasti on tulnud kõvasti nagu kasuks neid erinevaid asju, et üks asi on kindlasti see sotsialiseerimine, et sa oled nagu, ongi see, et sa oled päevad läbi ju täiesti võrraste inimestega, keda sa ei ole näinud. Võib-olla sa tead mingid tuttavaid ikkagi eelnevatest aastatest, aga põhiliselt sa oled ikkagi nagu üksinda seal, võib-olla sõbraga ka oleneb, kuidas sa ise tahad minna. Aga ongi see, et sotsialiseerimisoskus kindlasti, mis on nagu hästi aidanud kaasa, et sa teed igasuguseid nagu mänge koos oma rühmaga ja rühmakaaslastega ja igasugu muid asju, räägite juttu ja nagu midagi muud sul ei ole teha, siis sa vahepeal ju ikka teed mingeid lolle nalju või mingeid asju töö ajal ka ja puhkepausi ajal ka. Võib-olla ka ma ütleks, minul endal on näiteks liidri või nagu juhtimisoskust andnud väga palju, et vahepeal on vaja olnud see nii-öelda juht olla mingites situatsioonides, eriti kokkutuleku ajal. Et kokkutuleku ajal, kui kõik on nagu natukene väsinud juba ja kõik tahavad nagu ei viitsi enam midagi, siis vahepeal peab olema nagu, et võtame kokku ennast, et lähme teeme ära selle, et natuke on jäänud või pingutame lõpuni välja. Et igasugu asju on olnud ja ongi, ma võin päevad läbi nimetada lihtsalt erinevaid asju, mis ma olen õppinud lihtsalt malevast, et see on nii palju olnud. Ja samad sõnad, et ma arvan, et mu isiksust on ta ikkagi kasvatanud ja muutnud päris palju, sest alguses, kui ma malevasse läksin, ma olin küll pigem kinnine ja arg, laps või noor, aga sa oled tõesti seal maleva situatsioonis sellises olukorras, kus sa lihtsalt eladki alguses nende võõraste inimestega 2 nädalat kuskil koos, sul ei jää muud üle, kui õppida neid tundma ja tullagi sellest mugavustsoonist välja ja minna ja suhelda. Sest et kõik muidugi need ühistegevused soosivad seda, aga sa pead ka ise selle julguse nagu enda sees leidma, et sa lähedki ja räägidki täiesti võõra inimesega ja siis sa saadki aru, et tegelikult see ei ole üldse nii hull ja nüüd, kui ma tagasi vaatan, siis tõesti see nagu just selle et kuskil avalikus olukorras nagu suhtlemine või võõraste inimestega just, et see on nagu palju parem, ma arvan nüüd mul. Et võib-olla kui ma malevas ei oleks käinud, siis ma ei julgeks lihtsalt niimoodi minna ja rääkida. Ja
CV-sse saad panna kirja, et sa oled käinud, saanud oma esmase töökogemuse, mis on kindlasti mind nagu hiljem aidanud elus kuhugi töökohtadele saada. Et see on tegelikult nii oluline, sest kust mujalt sa saad, et keegi ei võta sind tööle, kui sul ei ole töökogemust, aga samas nagu kus sa seda saad, kui keegi ei võta sind tööle, on ju siuke paradoks. Aga jah, Malevast on täiesti võimalik see esimene töökogemus saada ja see on väga palju abiks tulnud tõesti. Jah. On teil ka mõni siuke asi, mida te olete nagu õppinud Malevast, mida te arvate, et mujalt õppida ei saaks? Issand, ma pean jälle mõtlema selle peale. See on, no midagi vast ikka on. Issand, ma ei oska niimoodi kohe öeldagi. No ei taha korrata ka aine ennast, et need suhtlemisoskused niikuinii, aga no rühmajuhina ma olen muidugi saanud veel lisaks nagu veel erinevaid oskusi juurde, et täpselt ongi see maleva kokkupanek ja eriti veel see juhi roll ja enda kehtestamine. Noh, mida ka ma arvan, et ma ei ole nagu piisavalt hea, sest kunagi on, aga nagu nüüd juba 4. aasta rühmajuhina tuleb, et siis kuidagi järjest enam ma nagu suudan seda endas mingisugust kehtestamist nagu kasvatada, et ma suudan enda eest seista ja oma nagu mõtteid väljendada. Et see ma arvan on nagu, mis ma ütleks rühmajuhina, aga no malevlasena muidugi kõik need tööd, ma arvan, mis sa malevas teed tegelikult, isegi olgu nad kui väiksed tahes mingi riisumine või kõik see tegelikult nagu tekitab seda rutiini, et sa oled nagu oskaksid tööd teha või sul oleks seda kindlust, et teha tööd, et sa ei väsi ära nagu mingi esimese tunni aega, vaid sa nagu järjepidevalt teedki 6 tundi päevas tööd, on ju, ja see nagu harjutab selleks tulevaks eluks võib-olla ka natukene, et nagu jah, mingil määral küll jah, seda töökust, ma ei tea. Võib-olla tõesti. Ma arvan ka need inimesed seal ümber nagu kindlasti on see suur tugi, selles mõttes, et nagu üksi ei suudakski nagu 6 tundi otseselt töötada, aga kui sul ongi nagu inimesed, kes ongi nagu hop, kuule, teeme koos ära, siis on nagu väga palju lihtsam seda teha. Ja kui sul on vähemalt keegi kõrval, kas või nagu rühmajuht ise, siis on nagu, see aitab teed väga palju. Ja saad ju juttu rääkida teise inimesega, siis on nagu palju. No siis läheb töö kiiremini ka selles mõttes, et siis on vähemalt, kui sa peadki mingit tüütut riisumist tegema, aga kas sa teed kellegagi koos vähemalt läheb see kiiremini, siis te saate mingi omavahel juttu rääkida lihtsalt ka, see on ka kindlasti. Aga jah, ma ei tea, ühte asja on nagu raske öelda, seal on ilmselt neid asju mitmeid. Ja. Nii, Anni, miks sa üldse otsustasid hakata rühmajuhiks? Ja, no ma teadsin juba, kui lahe malev on malevlasena ja ma kuidagi ei tahtnud leppida selle mõttega, et ma jään sellest ilma, kui ma enam malevlasena minna ei saa. Et ma arvan, et see innustas kõige rohkem, pluss mul endal olid nii ägedad rühmajuhid, et ma arvan, et nad olid eeskujuks ka, et ja julgustasid tegelikult ka mind, et muidugi tule ja hakka ka rühmajuhiks. Ja see on väga siuke mõnus töö ka, mida suvel teha, et jällegi siukest lisaraha teenida, et on, noh, ma nagu enne juba mainisin, et siis see nagu rühm iga aasta annab mulle endale nii palju, et see, võib-olla see raha on ka teise järguine, aga siiski, noh, üks osa selle juures. Aga jah, see kuidagi oli nii loomulik käik, et kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma nagu kohe tundsin, et ma tahan ja pean saama rühmajuhiks. Et siuke sisemine mingi tunne, mis mind vedas, ma arvan, sinna. Ja noh, kuna need 4 aastat malevlasena olid juba all, siis ma kuidagi, noh, oli nii kursis sellega, mis malev on ja nagu teadsin võib-olla, millist malevat ma ise tahaks teha rohkem. Ja kõik see kokku nagu tundus siuke ainuõige valik minna rühmajuhiks. Ja. Martin, kas sina oled mõelnud minna ka rühmajuhiks, et sa oled praegu aktiivis? Jaa, ma olen mõelnud küll minna rühmajuhiks, ma kindlasti lähen tulevikus, aga jah, kuna hetkel mul ei ole keskharidust omandatud, siis ma pean kõigepealt keskhariduse ära omandama ja siis ma saan alles rühmajuhiks. Aga kindlasti jah, sest et ma tahaks 100% minna rühmajuhiks, sest et nagu mulle meeldib alati öelda, ükskord malevlane, alati malevlane. Kui sa juba käid ühe korra ära, siis sa nagu jääd alati malevlaseks ja sa ei saa nagu mitte lõpetada või vahele jätta, et sa pead ikkagi nagu kuidagi käima seal ja kuidagi endale, noh jah, seda, kuidas sa ütled,
peab kuidagi ikkagi nagu saama oma malevõisu täis. Jaa. Malevarmastus on ikka suur. Ei, see on väga suur ja väga tõsine haigus, ma ütleks. See on väga tõsine haigus. Jah, ehk siis kui ühe korra tuled, siis enam lahti ei saa, peab jälle tulema. Sul jääb külge, see ongi kõik lihtsalt. Sa pead leppima selle. Ja isegi kui ei saa rühmajuhiks ega midagi, siis ma arvan, see jääb ikkagi kuskile mälestustesse, kuskile sisse poole elama, et kui vaatadki mingi vanu pilte, siis tulevad need emotsioonid ja kõik see meelde. Et see, ma arvan, päriselt kuhugi ei kao see. Isegi kui sa ei ole seotud kogu aeg malemaga. Seda küll. Miks te soovitaksite enda näiteks sõbral minna malevasse? Ja noh, nagu juba veel üks kord mainisin, siis ütlen ka veel kord kindlasti see, et sa saad oma esimese taskuraha teenida sealt ise, ilma et sa ema-isa abita, vaid sa tead, et sa saad ise teha seda, teed seda tööd ja seal on võimalik päriselt see kätte saada. Ja ma ütleks ka seda, et miks peaks tulema on töökogemus. Sa saad erinevaid töid teha, ongi riisumine, mullatassimine, marjade korjamine, ükstapuha, mis on, noh, sa saad vähemalt vägagi palju töökogemust ja sa saad vägagi palju asju ja nagu Annika ütles, et sa saad selle CV-sse üles panna või nagu öelda vähemalt uutele tulevastele tööandjatele, kui sa päriselt tööle lähed, et mul vähemalt midagigi on ja midagigi oskan. Et vähemalt sa ei lähe sinna nagu, et ma ei tea, ma lihtsalt niisama tulin tööle, sest et tema peksis mu kodust välja või midagi mina. Et seal on ikkagi see, et jah, ma olen teinud mingid tööd ja mul on vähemalt kogemus. Ja kindlasti ka see, et uued sõbrad või uued tuttavad, et sa saad oma sõpruskonda laiendada ja võid isegi leida sõpru terveks eluks lihtsalt, kellega sa saad nagu kogu aeg väljas käia ja teha igasugu lollusi ja asju koos. Et see on kindlasti, ma ütleks, et need on nagu põhilised asjad, miks peaks inimene alasse kindlasti tulema. Ja ma ise lisaks siia selle, et see töökogemuse värk ongi see, et keegi ei taha sind tööle võtta, kui sul ei ole seda töökogemust, aga sellega sa ei saagi seda töökogemust mitte kuskilt mujalt ja ma ütleks, et malev on väga hea koht, kuhu tullagi selleks siis. Sest et lihtsalt kuskil väga ei ole seda võimalust, kui sul just ei olegi mingi tutvusi, et mingi ema tuttav kutsus tööle. Ja see on kindlasti väga oluline ja noh, kui mu sõber ütleks, et tal ei ole mitte midagi muud oma suvega teha, siis noh, ma arvan, et malev on nagu väga hea asi, millega nagu oma suvi täita, et lihtsalt juba sellepärast tasub tulla. Et isegi kui sa ei kujuta ette, mida kõike sa saad saada, võid siis nagu proovida või ikka äkki meeldib. Just. Kui me räägime nüüd selle aasta malevarühmadest natuke, siis missugustesse rühmadesse on üldse sel aastal võimalik kandideerida? Siin on igasuguseid rühmasid. Seal on erinevaid. Meil on, ma tean, et on noorematel on isegi Tartu terminal oli tehtud. Et sa saad Tartu terminalis aidata seal mingeid erinevaid hea korratöid vist teha oli. Siis oli seal, ma tean, et on mingi ravitaimede korjamine. On kuskil Viljandi õpilasmalevaga koos. Eerik Saare rühm vist oli. Jah, et see oli Viljandi õpilasmalevaga koos. Siis ma tean, mis mul endale räigelt meelde oli Koosal, oli mingi rühm ka, ma ei mäleta, mis tolle nimi oli. See on Peipsi ääre lähedal Koosal. Et see oli ka vist mingi ühisrühm, kas Viljandi või Tallinnaga, ma ei mäleta ka seda nii täpselt. Aga ja siis loomulikult ka mingi Telia oli seal, kes on siis nii-öelda vanematele malevlastele mõeldud. Mis seal veel oli? No ja kõigepealt ongi linnasisesed rühmad ja linnavälised, et sa mainisid siin erinevaid linnasiseseid ja väliseid ka, et igast marjarühmi on veel, kui lisada siia linnavälistest, eriti Marjamaa näiteks on see aasta meil uus tööandja. Aga linna sees on näiteks ka Wolti ja Foodi rühmad, et esimest korda Tartu malevas siis on toidukullerite rühmad. Et eks me näe, mis sealt tuleb, siis on juba teist aastat on Foxway rühm, mis on seotud nende nutiseadmetega, et nad vist, ma ise täpselt ei tea, aga nad vist võtavad lahti neid vanu nutiseadmeid ja siis neid juppe, mis saab veel taaskasutada, siis
taaskasutavad ja siis sorteerivad neid, et hästi lahe. Kindlasti ka huvitav. Alati on olnud linnaraamatukogu ja siis sa ütlesid TNTK, Tartu Noorsootöö Keskuse rühmad on alati. See aasta on ka Ukraina ühisrühm, eestlaste Ukrainast. Ja see aasta on ka esimest korda. 2 tükki. Ja see on ka see aasta vist, ma sain aru, et on ka esimene linnasisene rühm, mis on ööbimisega ka. On tehtud see aasta ka. See vist ongi see Ukraina ühisrühm ongi vist ööbimisega. Võimalik, täiesti võimalik, jah. Oleme asjatundjad. Ei, aga seda saab kõik järele vaadata Malev Tartu Instagramist näiteks ja Facebooki lehelt, et mis need täpselt need rühmad kõik on. Aga jah, hästi erinevaid teemasid on ja igaüks, ma arvan, leiab sealt selle oma. Ja rattarühmad on ka, et paljud linnavälisid ja linnasiseseid ka, siis kõik need Woltid ja Foodid on ka siis ratastega. Või tegelikult seal saab tõuksiga ka millegi iganes sa tahad sõita, sellega sa saad sõita. Jah, seda ta on. Aga jah, ma arvan, et nagu võib-olla isegi kõige värvikirevam on see rühmade valik nagu tööülesannete poolest. Et hästi palju erinevaid tööülesandeid on see aasta. Saate vaadata, mis teile meeldib. Kui meie kuulaja peakski nüüd minema näiteks Instagrami, vaatama, mis need rühmad on, mille põhjal teie nagu soovitaksid, et nad teeksid oma valiku, et millisesse rühma minna? Mis tundub kõige huvitavam. See, kui seal on olemas, meil on pandud üles siis nii-öelda see enam-vähem see kirjeldus ja millal see toimub ja nii edasi. Et see, mis tundub kõige huvitavam. Mina valisin alati neid malevaid niimoodi, et mis ma lugesin neid ja vaatasin erinevaid rühma. Mõtlesin, et see tundub huvitav, ma lähen sinna. Aga kui sa juba oled mitu korda käinud, siis lihtsalt vaata, kas on linnaväline või linnasisene. Ma arvan, et hästi oluline võib-olla on see, et täpselt neid kuupäevi jälgida, et kuna see aasta on ka noorte laulu ja tantsupidu, siis peab vaata seal klapitama, et paljud noored ilmselt lähevad sinna, et siis ikka saaks terve aja nagu malevas olla, et ei peaks puuduma. Et siis on rühmajuhil ka kergem, kui noored ei käi vahepeal ära. Aga jah, et siis sa saad nagu maksimum kogemuse sellest malevast, kui sa saad seal terve aja koha peal olla. Ja muidugi jah, tõesti vaadata seda, et mis tööd sulle võib-olla meeldiks rohkem teha. Ja et kas sa näiteks tahaksid ratta malevasse või tavalisse malevasse, et kas sa oled rattasõita, isegi kui nii väga ei ole, siis võib-olla ikka nagu saab kaaluda. Et seal on erinevaid asju. Ja linnasisene või linnaväline, et seal on ka vanuselised need piirangud, aga... Mis need vanuselised piirangud on täpselt? Seal on 13 kuni 14 peaks olema. Ja mis on siis kõige nooremad ja vanemad on siis 15 kuni 19. Kas neil on siis nagu mingi erinevus ka nagu töötundide arvult või siis nagu töö nende ülesannete raskuselt? Ja nooremad teevad 4 tundi päevas tööd, et siis vähem tunde ja vanemad siis linnavälistes rühmades tehakse siis tavaliselt 6 tundi päevas tööd. See on noorsootöö selle seaduse järgi siis määratud niimoodi. Seal on see ka, et arvatavasti vanemates rühmades, kes seal on 15 kuni 19, seal on võib-olla natukene rohkem füüsilisemad tööd, et seal sa pead rohkem võib-olla aga natukene jõudu kasutama ja seal antakse nagu raskemaid asju, mida võib-olla teha, kui sa oled noorem ja lähed kuskile teise rühma, et see on see kindlasti ka. Ja mis ma veel unustasin mainida või sa vist Martin korraks mainisid, et see aasta on ühisrühmad. Viljandi vallaga on siis Viru maasikarühm ja Eerik Saare rühm ja Tallinna õpilasmalevaga on Piirikivi rühm ja Marjamaa talu rühm. Et seal on siis see, et on poole rohkem noori malevrühmas, ehk siis 20 noort. Et teistes rühmades on 10 noort, et siis saab selle järgi ka vaadata, et kui kas tahad 20 noorega koos minna malevasse või 10-ga, et see nagu natuke tegelikult mõjutab seda rühmadünaamikat ka. Aga jah, et koostööd teeme siis teiste malevatega ka, mis on hästi äge. Kuna noored saavad juba uudistama minna, et millised malevrühmad on väljas, siis millal algab nendesse registreerimine? Ongi 15 mai on ja kestab nädal aega ja see ei ole kiiruse peale. Nii et sa ei pea kiirustama, vaid võtta nädala sees, aga nädal aega on aega. Alates 15. maist siis terve nädal aega. Saad rahulikult läbi mõelda, et kuhu sa tahad minna ja et varasemalt vist on olnud, et on kiiruse peale, aga siis see aasta ei ole. Jah, täpselt. Kas on siis nagu mingi kriteerium ka, mille järgi valitakse neid noori sinna malevasse? Ei tea küll, seda küll ei tea.
midagi võib-olla on, mingi algoritm võib-olla on, pole tõesti kindel, aga võib-olla läheb mõnikord saab, mõnikord ei saa, eks pead proovima. Ja ma tean seda, et ikka üritatakse võimalikult palju noori kaasata malevasse, et need, kes siis kunagi käinud ei ole, kindlasti saaksid tulla. Et see on hästi oluline, et kellel ei ole seda varasemat kogemust, aga see ei tähenda seda, et need, kes on varem käinud, ei saaks, et ja registreerimisvormis saab kirja panna ka selle, et miks sa tahad malevasse tulla, ehk siis sealt tegelikult saab väga hästi näha seda motivatsiooni, millega noor tuleb ja ma arvan, et see on ka väga oluline, et ta tõesti ise tahaks sinna väga tulla, mitte ei ole see, et näiteks vanem surub või sunnib. Et ma arvan, et see võib-olla on ka oluline selle kõige juures. Ma siinkohal võtakski siis vaiksed asjad kokku ja kutsuks kõiki kuulajaid osalema siis selle aasta malevas. Malevarühmadega saab tutvuda siis Instagramis. Ja Facebookis ka. Ja kodulehel ka. Just, Tartu Noorsootöö Keskuse kodulehel on need. Ja kindlasti followge meid ka siis Instagramis Noortaaken podcast. Ja kui teile meeldis see video, siis pange like, kui te kuulate seda YouTube'is. Ja kui Spotify's, siis ma ei tea, mis seal teha saab, aga ma loodan, et teile väga meeldis. Ja kindlasti andke tagasisidet. Ja, aga aitäh teile! Aitäh, et tulite. Ja võite Malev Tartu igast kontosid ka jälgida ja kohtume siis malevas ja aitäh sulle ka. Aitäh, et kutsusite.